see inimene oli? Ma ei tea, mingi üle 20 vähe. Peaks talle tööd pakkuma, kui ta nii kõva on. Kaua ta kadunud oli siis? Pool tundi. Juba hakkasite muretsema? Ei no, ei vist kauem isegi. Meil oli üks tüüp oligi veel kuskil kaugel, eks ole, kes ma kuskilt Järvakandi tee juurest võtsin ära. See tuli teisele poole välja. Ja siis otsime seda venda. Tüüpi 3 tundi jah, siis saime ta kätte. Ta ise hakkas mööda seda külavaheteed juba tagasi tulema. Algus auto sõitis mööda, ei saanud aru, ta oli kuskile õue peale läinud mingite tüüpidega seal vestlema või midagi, et kus koht. Nojah, et ta teatab endast. Siis tal telefoni polnud kaasas ja siis ta oli kuskil külamehe õue peal seal. Huvitav, kuidas ta selle ranitsa üldse seljast ära sai, loogiline oleks see, et sa võtad see karabini lahti ja siis tõmbad need lukud lahti, eks ole, et jätad ranitsa selga ja siis tuled mööda puud alla, aga see oli ranitsast välja roninud kuidagi. Ma see ka enne mõtles. Osad paissi on. Mina küll siit alla ei hakkaks tulema, samas kui sul telefoni pole, eks ole. Sa võid siin metsas... See vist on päris, paneb vere kinni, kui sa rakmetes istud niimoodi. Ja samas kui sul telefoni pole, siis mida sa karjud siin soo vahel? Kell oli ka mingi tüüpi 4 hakkas saama, vaata pärast kuut läheb pimedaks juba. See oli väga õrn materjal. No ega ta nüüd nii õrn ei ole, aga jah, kui ta ikka oksa otsa jääb, eks ole, siis läheb ikka katki. Tal on niimoodi ripstopi need jämedamad niidid on vahel, et ta niimoodi kärsti otsast lõpuni ei lähe. Ei no küll me ta lahti saame arutada, peaasi, et ta alla saab ja rohkem katki ei lähe. Võtad ühe oksa lahti, siis on tahtust lase, tuleb.
väga lahe. Bravo! Seda Paavot peab tegema sellele kutile. Ma panin ennast tema olukorda nagu seal üleval olles 2 puu vahel ripud ja siis kuradi ma tõmban, ma ei tea, ju ta pidi ennast kõigutama siia ja sinna, et vaata saab oksast kinni kuskil. Vali vend. Palun! Aitäh!